Nonii, on parkeedi aeg. Nonii, milles on probleemi? Parkett passitsin. Siuke halli tooni. Miks ma siukse halli tooni võtsin? Põhjus väga lihtne, sest mul plaat tuleb ka selline hallikas. Et ma tegelikult, kui ma poest seda parketti ja plaati vaatasin, siis ma vaatasin selle järgi, et mõlemad oleksid võimalikult sarnased, sest siin mul tuleb siis see plaadi piir tuleb siit, aga kuna mul plaatija nüüd 2 päeva pärast ülehomme tuleb, siis ma tahan üleval teha põranda valmis, parketi valmis, ehk siis ma saan kõik selle pasa üles viia. Parkeedi aeg, selle valamise alla ma panin selle kile, hõbapaberi kile, see on ta peegeldab soojust, see peegeldab külma, eks ole, peegeldab, hõbepaber peegeldab, siis kuna mul siin all on väliskeskkond, siis kui ma käega katsun, kinnas on muidugi käes, väga vahet ei ole, aga mul on see üle 20 või 25, kord ma ei mäleta, igatahes siin on villa ja see tegelikult ei ole külm, aga kui mul see kile on olemas, miks ma siis ei pane seda kile, kui mul see kile on olemas, ma ei tea, mu loogika ütleb, et võiks panna, sest mida halba ta teeb. Nonii, ventileeriv aluskate, integreeritud lisaniiskustõkkega. Okei, ehk siis kile läheb ülesse poole, sest siis on see niiskustõke. Okei, arusaadav. Vähendab löögiheli. Vähendab või? Väga ei olnud midagi kuulda, suur survetugevus. 9 kPa survet on. Oleneb muidugi kaua saamata lasta jääda. Ma küsisin ka sealt poest, milline see kõige parem see alusmatt on ja siis mulle öeldi, et see, ma ei oska sulle öelda, et mis asi see on. Provent, seal mul poes öeldi, et see läheb nagu soe sai ehitusmeestel. Korrad, siin ei ole mingid jooni peal, kui sirgelt lõikan siis. Korrad jällegi, ei töövõtteid ei tea, raisk. See sein ei ole sirge. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, sest ma ise tegin selle seina. Ta peaks olema sirge, aga ta ei ole sirge. Nii. Siis mul on siuke asi. Selle asja ma oleks pidanud ammu juba ostma. See on sellega, et ma saan selle ilusa joone siin teha. Kust ma selle sain? No mis sa arvad? Temu ikka temu. Siia ma mingit liistu jaoks liiga palju. Liiga palju. Sulle ka, kui sa näiteks peaksid kuskil sees saagima, siis seda saepuru lendab, siis näevad siuke atribuutika, paned tere jälle perses mõtted tulevad. Paned kontassi, paned otsa, siis kurat ei lenda igale poole laiali seda märki. Eks ütleme niimoodi, et kui seda kontassi liiga hästi peale ei pane, siis eks ikka pritsib, ikka läheb natuke laiali. Aga siin mingi tavaline kuradi kile paned siia teibiga panin siia külge, eks siit saja alt ikka lendab seda puru veits, aga suurema selle puru ta võtab ära, et siis ei lenda igale pool seda kontass peale, siis ei lenda igale pool laiali. Ma olen ikka kuradi rikutud inimene. No mis sa teed? Öeldakse seda, et kui sa seda parketti hakkad panema, siis alusta sealt, kus sa tahad lõpus, et oleks ilus. Et kõige ilus on, sest seal mul on savi, sest see koht jääb kõige rohkem nähtavale. Et siis siit alustada oleks kõige mõistlikum. Aga ma täna rohkem midagi teha ei saa, nii et homme jätkame. Parkeedimees. Nüüd on see parkeedi siin teisel korrusel pandud. Hüva küll. Tegelikult on lihtne.
midagi keerulist siin ei ole, kuradi hambad on sees ja kuradi sips-saps nagu Lego paned kokku, onju. Et ilgelt hea on siin tegelikult õppida, sest noh, siin ma näiteks, siin ma keerasin veits persse, onju. Siin tuli see seina vahel, tuli maru suur vahe, onju. Näe, aga siin tuli juba hea, onju. Et jällegi, jõle hea on siin õppida, noh. Liist läheb. Ära muretse, liist läheb. Selle pasa, mis mul siin on. Ma saan kõik selle pasa ülesse viia. Siis kui mul plaatija homme tuleb, siis on all puhas ja siis ta saab seal möllata. Lahe. Lahe. Mis nii viga? Plaatoška on tehtud. Siuke pille. Näh, mis ta siis ei ole, kui ta on? No ilmselgelt see on hästi tehtud. Mina ei teinud. Oota, must surris on norm. Ma teen ka tegelikult hästi. No mitte nii hästi. Sest ma olen päris kindel, et siukest tulemust mina kohe kindlasti ei oleks saanud. Et sellepärast ma selle plaatimise nagu võtsin ka nii-öelda tööna sisse siis. Sest ma tean, et sellist tulemust mina ise kohe kindlasti saanud ei oleks. Plaat ja parkett on väga sarnased. Selle ahju ümber siia poole teine veits nagu rohkem, laiemalt, sest mul on täpselt see Mihkel. Kõrvad väga hea riisk. Mihkel. Ja väga lahe. Ja nüüd on mul pargedi aeg siin all. Mul enam-vähem on siin see kuradi asi tehtud, meile õhtul ei hakanud neid lõikama siin, sellepärast et kell 10 öösel lärmi teha ei ole kõige mõistlikum, kui sa mõtled nüüd naabrite peale. Aga igatahes, no mis ma olen õppinud? Või noh, ma küsisin, üks põrandamees rääkis ka mulle. Liitekohtadel, nendel peab olema see vahe vähemalt 30. No see vist on nagu ainukesi 30 ja kuradi lükkad sisse ja ega see parketti paneks, see on lihtne. Tegelikult see on nagu väga lihtne. Plaatimine oli ahju järgi ja ahi ei ole pandud seina järgi nii-öelda sipsti, vaid kiviseina, noh ehk siis jah, ta pidi siia mingi kuradi lipi panema. No selles suhtes on, et muidugi nüüd, kui ma teeks uuesti, siis aga no siin ma pidin sirged panema, siis on selle plaadiga sirge, ja kõigepealt mõõdaks need välja, et ma saaks siia, et noh, ma mõõtsin siiani, mõõtsin välja, siis vaatasin, Mihkel, aga seda ma ei arvestanud seda, et siin see plaat niimoodi küljega läheb, aga hull asi, liist peidab ära, eks ole. Enne ma panin siis selle kuradi kondomi peale, aga noh, ma mõtlesin, mis ma selle kondomiga ikka teen. Kui tolmuimeja on olemas, siis võiks nagu tolmuimejaga teha seda, jah. Näemoodi, mis sa nüüd tahad siis siit? Mul muidugi on see pliiats ka olemas, aga see mõõduhuu joobin, millega saab seda siit niimoodi see paske. No nii, hüva peli. See, kui tikuga lõikad laminaati, siis pane kiirus väiksemaks. Sest muidu, kui kiirus on kiirem, siis ma vaatasin, siin ka natuke ta lõhub seda pealmiskatet, aga äärest on pohv või liist läheb peale. Aga tikuga pigem väiksema kiirusega, siis on hüva peli. Nii. Mihkel. Ja niimoodi ta läheb. Järjest teeb, no ongi see kõik keerulisem asi on seal selle nagu lõikamine. Tegelikult siin see laminaadi panek, see on hujoobin, ma pärast näitan, kuidas ma seda ka lõikan selle. Või noh, mõõdan, kui ma sinna jõuan. Kui sul on nüüd siuke olukord, paned laminaadi, pargedi, paned maha, aga jääb siuke suurem pill, suurem pragu,
siis suuri pragusi ei tohi olla. Siis mul siia tuleb 2 sükest väikest lippi ja kuidas saada see täpne mõõt on siis niimoodi, et noh, TikTok jälle näitab, YouTube ka. Siis paned siia selle jupi, mis läheb nii-öelda siis sinna poole. Paned siia sipsti. Ja tõmbad siit. Teed seda laminaadilõiget, siis tegelikult on hea panna lõike koha peale teip, paberteip, niimoodi. Kuigi tegelikult sinna kordi seina äärde seal tuleb niikuinii liist, et seda ei ole näha, kui ta laiali lööb seda. Aga selle teibi mõte ongi see, et näed, nagu siin olen lõiganud, siin on ta neid tükke laiali löönud, sest saetera käib üles-alla, edasi-tagasi. Ja kui see teibi peale paned, siis ei tekiks seda. Ma lõikan ära, siis näitan, et ei teki. Kui ma siit selle teibi ära võtan, mõnes kohas on killu lahti löönud, siis ta lööb vähem seda lahti. Võib-olla see paberteip on mul nagu marunõrk. Aga igatahes, et sa tead, et siis kui sa mingit vineeri või mingit asja lõikad, et siis lõike koha peale paned teibi, siis ta ei löö seda lahti. Jah, pane teip peale, siis ei löö lahti. Joma joo reiska. Smilers. Ja vait. Parkedi on pandud. Täuke ta on, vaata. Käisin poes ja vaatasin neid liiste. Ilgelt ilus oleks panna nagu sellist liistu, mis nii-öelda nagu läheb see parkediga kokku, aga mul on see probleemka oli siin, et kuna see plaat on natukene kõrgemal kui see laminaat, plaat on siis kõrgemal kui laminaat, siis ma pidin panema mingi nurga huiobini ja siis kõige lihtsam viis oligi see, et ma võtan selle kurvid ja sellega ja siis ta tõmbab lihtsalt vastu. Need nurgad jäid veits mihklid, siuke sokki katki tõmba. Aga see on jällegi see, et siin on vigu. Ma ütlen ausalt, siin on vigu. Aga neid vigu näen tõenäoliselt ainult mina. Või siis kui keegi, kes tuleb niimoodi vaatab seda, siis ta võib-olla näeb need vead. Või siis see inimene, kes reaalselt ehitab, siis ta ka võib-olla näeb neid vigu. Mina näen neid vigu, mis siin on. Ma panin siia tässä konkuruumi. Siia panin ka paha. No siin mul oli ospene. Ma siia selle kuridi aluskatetega midagi nagu ei pannud. Miks? Sest ma mõtlesin seda, et ei ole vaja. Ma mõtlesin, et ei ole vaja. No selle point, miks ma siia panin, on see, et seda puhastada on kõvasti lihtsam kui ospi pealt puhastada. Ja nagu roomata siin on laminaadi peal vähe mõnusam. Põlvele ei tee nii haiget, pindu ei tule, et siis ma mõtlesin, ma panen selle siia ka. Siin ma panin täiesti mihklilt, jumala savilt. Seinaliistusi ma ka praegult ära ei pane. Miks? Sellepärast ma mõtlesin selle, et ma pigem panen kõik kapid ja kõik asjad panen ära ja siis panen liistud, sest muidu ma pean topelt tööd jusku tegema. Et mul on see võimalus, et ma saan panna liistud siis, kui nii-öelda mul see köögimööbel ja kõik see on siin olemas. Nüüd on mul see järgmine projekti, köie panen ära. Näete, ma juba köie ostsin ja siia äärde, kuna mul teist võimalust, ma ei tea, kuidas ma oleks pidanud nagu liiga retsilt, oleks pidanud lõikama see kiviseina äärde. Et siin ma panen siis sellise. Siia alla ma panen liimiga. Ma lasen selle liimi kuivada ja siis ma lähen siit üles ja lähen ka. Ja siis panen talaäärid ja kõik siis ärki-värki. Näe! Kuule! Vahi, mis mul siin üleval on. Amarillo! Tosi jees, Amarillo! Milles on probleemi? Poolane on, sinine on, valge on. Tee üks päev veel. Kaua ma teen neid päevi on, Okei, teeme ühe päeva veel. Aga
igatahes laminaati on pandud. Järgmine töö on mul siis vannitoo seinad peaks ära tegema. Kurat, sellega peab ka tegelema. Ma arvan, et ma teen siin kuni liistuteni, nüüd teen kõik ära. Trepiplaadid. Kurat, siin paps ütles ka mulle, et põhimõtteliselt valmis või? Tahaks loota küll. Aga siin ongi see, et siis hakkad mõtlema, et okei, see on vaja teha. See vaja teha. Aga siis peab sinna minema, see vaja teha. Et siin ikka on veel teha. Et kaua läheb? Päev. Tiiter? No läheb su kaua? Vaadates selle patari järgi, mis teil laual on juba tühjaks joonud. Päev. Veits on häbi. Et ma siukse asja tegin. No kurat, ma pidin näitama siis, suured, siin on põrand natuke jahe. Olin siin ja mõtlesin, et viimased tükid olid ka ja ma mõtlesin, et süra ei viitsi pohhu. Kuradi konku või? Hea küll. Jälle keegi ütleb, ei ole hea küll, on küll hea küll. Mina ütlen, et on hea küll.